Kus mitte? Võime eesti keeles rääkida. On kõik eesti keelt kõnelevad, aga siis ma räägin eesti keeles esitus. Seda võiks inglise keeles küsima. Kuidas? Seda võiks inglise keeles küsima. Noh, siis keegi oleks karjunud, et ta ei saa aru nagu midagi, mis ma räägin. Aga te olete kõik, mis kursuse tudengid enam siis? Öelge mõni kursus. Esimene, teine, kolmas, okei. Segi läbi. Selge. On mingisugused teemad, mis teid rohkem huvitavad täna, et te olete majandusteaduskonnas, nagu ma aru saan, ja firmad üldiselt igast nurgast ilmselt huvitavad, aga äkki on mõni topik, mis teid nagu rohkem huvitavad, kes julgeb midagi välja pakkuda? Suurem osa vist on küll IT-teaduskonnas. IT või? Jah. Ma mõtlesin, ma jalutasin majandusteaduskonda, okei. Siis on väga hea teada, sest et mina ise väga tehnilise taustaga ja alustasin arendajana. Siis ma tean, kuhu seda fookus tegelikult panna. Siis võib pihta õpeta. Mina olen Marko ja nagu ma ütlesin, IT taustaga. Nii kõhna ma ei ole, kui see pilt seal näitab, see on kokku surutud. Et minu esimene selline kirg oli jooksmine, millega ma siis tegelesin 8 aastat igapäevaselt ja sai sellise mõnusa jooksmine keskmaa jooksu mõttes, sai sellise mõnusa rutiinse tegevuse, taluvuse paika, mis siis startupides tegelikult nagu päris tugevalt vaja oli. Et jooksin igapäevaselt kuskil 12 kilomeetrit ja pühapäeval niimoodi magust ööduks võib-olla 20 kilomeetrit ja sellel ajal tegelikult ei olnud ka mingid iPod ega midagi, et 8. aasta selle perioodi lõpuks ma hakkasin nagu Walkmaniga jooksma, et siis oli nagu midagi nagu mõelda, muusika ja rütmis mõelda kaasa, aga muidu sai päris palju sellist pead tühjaks mõelda jooksmise käigus, et seda ma teen täna ka, nii et käin hommikut jooksmas ja aitab nagu taastuda. Sealt edasi IT-kolledž oli minu taust hariduses ja idee oli kohe hakata arenduses hästi tugevaks saada ja sealt edasi laduda enda jaoks sellist projekti juhtimine, toote juhtimine ja mingisugune IT-juhtimine. Ja nii mu karjääriga tegelikult läks. Ja pärast IT-kolledžit ma kolisin magistrikraadi õppima Saksamaale. Sealt edasi, see oli mu esimene kogemus elada välismaal ja sealt edasi tulin Eestisse tagasi, töötasin 1,5 aastat ja läksin uuesti Inglismaal elama 8 aastaks. Ja sealt kõige selle jooksul ma hakkasin tegema erinevaid tooteid inimestega ja siin kirg oli luua või arendada. Algus oli see rohkem nagu tooted, mitte niivõrd startupid, sest et sellel ajal 2001, kui ma esimese firma alustasin oma kaksikvennaga, ei olnud tegelikult Facebooki ega kontseptsiooni kui nii tugevalt startupidest ja kiirenditest ja kõigest muust, et siis ma pigem tegelesin teenuste pakkumise ja toote ehitamisega. Ja Londonist tulin tagasi, olin seal 2 aastat, ma ei tea, 2006 kanti, ehitasin startup ja kogu aeg fokusseerides IT poolele ja minu backgroundis oluline muutus oli see, et pärast 10 aastat olles kõiki neid tooteid ja startup'e teinud, mingit suurt edu ei tulnud ja põhiprobleem, mis ma siis avastasin selle perioodi lõpuks oli see, et ma fokusseerisin kogu aeg IT poolele ja ei leidnud väga head sellist ärilist co-founderit või partnerit, kes tegeleks tugevalt siis äripoolega ja siis see realisatsioon minu jaoks, olles kõik kõrvale jätnud, koolides minu tänase co-founderi Kristeliga Dominikaani 2 kuud mitte midagi peale surfi ja niisama elu nautides selle perioodi jooksul ma avastasin, et okei, mis siis valesti on tehtud ja sain aru, et tuleb eelkõige fokusseerida selle äri poolele, leida klient üles, kes maksaks ja siis hakata ehitama tooteid ja teenuseid, et see oli selline realisatsioon. Eks Kristeli
Tesla teise asutaja taustaga läbi. Tema käis ka IT kolledžis. Läbi IT kolledži piristusüritusel me tegelikult kohtusime. Ja tema elas ka Londonis juba 2008. Küll muidugi terve suve, 3 kuud. Aga hiljem me siis, kui koos juba mõtlesime, kuhu kolida, siis me tegelikult valisime Londoni just sellepärast kahekesti, et see meile mõlemal meeldiks. Miks ma nagu toon seda kolimist nii palju sisse, on see, et see on Testia raames väga oluline olnud, et miks me üldse võib-olla edu oleme saavutanud, on see, et me väga ei karda kuskil uuest kohast alustada ja nullist alustada. Ja Kristeli kirg IT kolledži ajal juba oli testimise vastu ja tänase päevani ja mina jätsin tal siis esimese töökohagi leida, kus samas kontoris ta tegelikult töötas minuga suure lava taga ja testis startupi erinevaid tooteid. Ja kui me Londonis ühel hetkel kolisime, siis oli pärast tema IT kolledži lõppu, siis ta hakkas tööle mingisuguses finantsteenuseid pakkuvas ettevõttes, mis oli rahvusvaheline, hakkas seal testijana tööle. Samal ajal hakkas otsima erinevaid viise, kuidas ennast harida ja rohkem raha teenida. Crowdsource testimis lehtede peal, meie tänaste konkurentide lehtede peal. Ja tal tekkis paari kuuga seal, algul oli väga suur innustus, aga paari kuuga tekkis frustratsioon, et saab kuidagi paremini, testijaid ei hinnata ja sealt tekkis selline mõte, et mida me hakkasime brainstormima 2012 sügisel. Et siit me jõuame siis ka selle ürituseni, kus testi ei ole üldse esimest korda launchiti, mitte küll täiesti funktsioneeriva tooteni ja teenusena, vaid hackathoni sellise pool töötava tootega. Ja mis Kristelit seal väga käima lükkas, oli see, et selle auhind Londonis, see toimus, kogu see hackathoni seeria toimub siis erinevates linnades 27 sel hetkel, 28 ja üks nendest oli siis Londonis, kus oli 64 ideed, millega me pidime võistlema. Aga meile siis, Kristelile esialgu meeldis see nagu auhind, et San Franciscosse finaali, 25 000 peaauhind ja see oli selline esimene kick, miks me üldse selle ideega niimoodi alustasime nii jõudsalt ja kiiresti. Et see AngelHacki programm tegelikult aitas väga fokusseerida kiiresti, tuua esitlus pealtvaatajateni ja enda jaoks ka asjad läbi mõelda. Et see on nagu firma alustamise mõttes muidugi üks viis ja need on nagu viise palju. Et ei pea hackathonidele minema, ei pea kuskile Techstarsi, kus me hiljem läksime kiirenditesse, ei pea minema. Aga minu jaoks testi ja kogemuse näitel on tegelikult see väga hästi fokusseeritud tõesti, et meie jaoks oli ka oluline see, et me saime väga palju kohe suurenes inimeste ring, keda me tunneme läbi selle ürituse ja see on ka üks põhiasju, mis siis on ülioluline, kui startupi ehitada, et sa kogu aeg suhtleksid inimestega, sest sa kunagi ei tea, keda sul vaja läheb. Ja üldjuhul on sul nagu väga palju inimesi vaja, et üldse startupi ehitada. Ja see hackathon ise oli sellises vormis, et me läksime laupäeva hommikul sinna, esitlesime oma ideed, meie ei võtnud enda tiimi kedagi ja hakkasime kahekesti selle idee kallal töötama öö läbi, ilma magamata ja järgmisel päeval oli esitlus pärast 25 tundi ja me teadsime, et see esitlus on põhiosa, et ma küll kodeerisin hoolega ka öö läbi ja panin testi.com-i püsti ja seal sai tegelikult registreerida, logida sisse ja kõike teha juba. Aga põhiline, mida ma teadsin, on see, et see esitlus peab impressima inimesi, et ilma selle esitluseta ei saa midagi. See, kui palju sa oled sinna backgroundi ehitanud, elegantseid arhitektuurilahendusi ja andmebaase loonud, see ei paista kuskil välja, eks ole. Ja ainuke asi, mis välja paistab, on see esitlus ise, kuidas te selle olete struktureerinud, kuidas te
tiimina välja näete. Ja sellel üritusel tegelikult me peitsime, et me oleme üldse paar ja arvasime, et see on halb asi. Ja seal naljakas lugu oli see, et me jäime kolmandaks ja kolmas koht ei saanud finaali. Ja me olime küll õnnelikud, et siin Kristel on natuke rohkem õnnelik kui mina, aga igal juhul oli juttu sellest, et äkki on mingi võimalus, et me saame finaali. Järgmisel päeval hommikul ma töötasin London Google campuses igapäevaselt, kus kõik ettevõtjad toimetasid, kelle raha polnud kohvikus. Ja seal ma siis hängisin uksele väga lähedal eesuksele. Siis tuli AngelHacki asutaja sisse ja siis ma hakkasin rääkima. Ja ma rääkisin selle välja, et me oleme tegelikult paar. Ja siis ta suures üllatus ütles, et miks te kohe sellest ei rääkinud, et põhiasi on siis tegelikult tiim ja nemad arvasid, et me oleme selline tiim, kes tuli selleks ürituseks kokku ja rohkem midagi edasi ei tee. Põhiasi hackathonidel on see, et sa kohtud kellegiga ja läheb hästi ka, aga edasi midagi ei saa, sest et uue inimesega kohtudes co-founderi valik on nii keeruline asi, et see nendel üritustel valitakse ka selle järgi, kuidas see tiim on koos töötanud. Ideaaljuhul on need mingid sõbrad, mingi tiim, kes on kaua koos töötanud ja selle järgi valitakse. Ja pärast seda see founder, AngelHacki founder ütles, et tulge finaali. Ja ta ei pidanud sellest pettuma, sest et finaalis me tegelikult võitsime. Et San Francisco on lahe, tähendas seda, et me tegelikult olime ühe korra juba üritanud sinna kolida. Ja esimene kord meile ei meeldinud, et siis kui me tegelikult Londonisse kolisime, me tegelikult otsustasime San Franciscosse kolida. Ja esimene kord ei meeldinud, 2 nädalat olime ja läksime sealt ära, läksime Dominikaani. Ja seekord tundus San Francisco väga lahe, sest me tegime oma asja, käisime ringi oma tootega, inimesed olid väga huvitatud, sest et me olime AngelHacki finaalis ja selle hetkel see oli jube suur sündmus, kus nendes hindajate hulgas olid ikka maailma suurimad investeerijad tegelikult. Ja finaali ettevalmistus oli samamoodi meil põhirõhuga ikkagi esitlusel. Valmistasime ette nädal aega, YouTube'ist võite videot näha, kuidas me igal pool pitchesime päevad läbi oma ideed, et saada see une pealt selgeks, et me teadsime, et sellise publiku ees, ma ei tea, 300 inimest või palju seal oli ja nii impressive inimesed, et meil võime põhimõtteliselt täna ka minestada, eks ole, see pinge on suhteliselt suur ja me oleme kumbki seda teinud seal. Ja mina kui IT-taustaga inimene, ma liiga mugavalt ennast ei tundnud esitades. Ja pärast nädal aega harjutamist läksime 28. esitlejana peale, pärast 3 tundi praadimist. Kõik tegid oma asjad ära ja läksime siis peale ja mina tegelikult ei mäletagi, mis me seal rääkisime, sest et tõesti oligi nii närv ja nii suur, et see tekst, mis pähe sai õpitud, tuli iseenesest ja ma pärast video pealt vaatasin. Täitsa viisakalt rääkisin ja tuli välja küll. Nii et seal esitlusel jällegi, miks see nii oluline on, nagu, et see esitlus hästi teha, pähe õppida see tekst ja mitte muretseda tehnilise lahenduse pärast nii palju, on see, et kui sa seal esitled, siis nemad ei näe seda tehnilist lahendust. That's it. Me saame rääkida oma väikestest või suhteliselt suurtest kliendivõitudest selleks ajaks ja need olid huvitavad asjad, kuidas me toodet klientidele juba müüsime. Tehniline lahendus arenes ka edasi, mina üksinda kodeerisin, disainisin, tegin kõiki asju, eks ole. See, mida nemad näevad, on see pealespind. Sa võid seda pilte ka teha, kedagi ei huvita sellele hetkele, mis see tehniliselt tegi. On ka muidugi teisi Silicon Valley seriaal, kus Pied Piper nagu tegi mingisuguse algoritmi, mis oli nii fancy, et põhirõhk on sellel algoritmil, eks ole. Siuksed lahendused on ka kindlasti, aga meie puhul ja enamus toodete puhul on oluline see, kuidas seda esitled ja see, kuidas teised usuvad, et sa suudad seda ära teha, eks ole. Nii et finaalis me siis võitsime, olime kuu aega tegelikult veel edasi seal San Franciscos. Käisime erinevate investorite juures, kelle juurde üliraske on saada muidu, aga läbi selle finaali saime. Selles mõttes see andis meile väga suure eelise
ja avas mõned uksed juba alguses. Läksime Londonisse ja kui Kristel pani kohe avalise sisse, et olid ära tulla, et fokusseerida täiesti. Mina olin selleks hetkeks juba täiesti fokusseerinud teistele, et ma tegelesin Londonis ühe teise startupiga sellel ajal. Aga sellest ma kiiresti liikusin teiste peale, sest et see tõestus ja see edu, mis sealt väikestest asjadest juba tuli häkatonit, oli tõestas ennast kiiresti ära, et toote product market fit on leitud, mis on ülioluline keyword, eks ole, et ilma selleta on jällegi mõtet koodida, ilusaid elegantseid lahendusi ehitada, kui sul keegi ei taha seda toodetesse ehitada, eks ole. Ja kolisime Eestisse, olime lõpuks 2 kuud Eestis, jube aeglust läks kõik ja saime aru, et peame uuesti liikuma kiiresti edasi. Eestisse tulime sellepärast, et kulusid kokku hoida. Meil kummalgi tegelikult raha ei olnud ja Londonis selliselt olla on suhteliselt võimatu. Ja kolisime siis San Franciscosse jälle mõttega. Võtsime minu emalt laenu lennukipiletite jaoks ja mõtlesin, et lähme siis all in. See 25 000, mis me võitsime, miks see ei olnud kohe, miks me ei saa seda kätte, me saime suure tšeki 25 000 peal, oli kõik väga lõbus, aga selle kättesaamist oli vaja USA-s firma teha. Ja seda me ei kujutanud ette, kust alustada, kuidas see välja näeb, kuulsime, et see maksab 10–15 000 ja see tähendab seda, et meil firma püstipanemine juba sööks selle suurem osa rahast ära, eks ole. Ja sellepärast ka siis pärast AngelLacki alles pool aastat hiljem me hakkasime firmat kasutama läbi siis jällegi ühiste tutvuste. Ühised tuttavad näiteks Pipedrive kaasasutaja Ragnar, kes tutvustas meid San Franciscos juristile, kes tegelikult ei võtnudki raha selle eest, et meid nõustada järgmised 3 aastat. Aga ta sai natuke osalust, mis on siis huvitav võimalus tegelikult, mida Eestis väga ei praktiseerita, mitte nagu kulutada kohe raha ja siis ehitada firmat, aga see legaalne pool ilusti on korras, millel sa peab fokusseerima. Sellised väiksed võidud olid igapäevased, loomulikult olid ka nagu langused, mis on osa startupist igal juhul. Aga juunikuus 2013 siis me otsustasime, et kolime USA-sse, San Franciscosse. Me peame oma networki laiendama USA-s ja otsustasime, et paneme avalduses Techstars'i kiirendisse, ärikiirendisse, kus meil siis õpetatakse, kuidas firmasid päriselt teha. See oli idee vähemalt. Ja Techstars saatis meile kirja järgmine vastu, ütles, et tulge Austinisse intervjuule. Samal õhtul otsustati, et me saame sinna sisse, mis oli meeletu võit meie jaoks, et 1000 firmast 10 firmat valiti. Järgekordselt pärast AngelLacki oli selline suur võit ja me olime ekstaasis tegelikult, et meid üldse sinna vastu võeti. Ja siis me olime 6 aega San Franciscos 2013 suvel. Ja läksime Austinisse, sest et see Techstars'i programm toimus Austinis ja jälle meil ei õnnestunud San Franciscos päriselt elama hakata. Ja siis panime samal ajal enne Techstars'i programmi selle firma püsti. Saime esimese investeeringu, saime Techstars'i sellise default investeeringu, sellega kaasneb 100 000 pluss 18 000, mis aitab sul fokusseerida firma ehitamisele. Esimene kuu oli tugev mentoritega kohtumine, selline 100 mentorit 6 aja jooksul tähendab siis umbes 4 keskmiselt kohtumist päevas, mis on üli energiakulukas sinu jaoks, et pärast 3 nädalat oli kõigil täiesti kopp-ees ja nad ei tahtnud midagi teha enam seal. Sellepärast, et sa pead pool tundi aega igaks kohtumiseks ja sa pead pitchima oma äriideed nullist kuskile maale selle inimese jaoks ja siis ta teeb su idee maha või talle meeldib see või ta küsib hästi palju küsimusi ja siis sa tuled ruumist välja, lähed järgmise juurde ja teed seda 4 korda päevas, 4 nädalat, et
selle kohta öeldakse mentor whiplash ehk siis liiga palju tagasisidet ja sa lõpuks ei oska sellega midagi peale hakata. Kui sa kõiki kuulaksid, siis sa ei peaks oma firmat ehitamagi kõik minema koju ära, eks ole. Sest et osad ütlevad sulle, et see ei ole võimalik, pead teistmoodi tegema. Teised samal ajal siis ütlevad, et jah, on võimalik, aga näed, siin on viisid, asjad, mida sa pead fokusseerima ja nii edasi. Et see esimene kuu ongi siis vajalik selle jaoks, et sa tutvuksid erinevates linnades toimuvad siis Techstars'id, et selles linnas just saaks tuttavaks hästi paljude inimestega, sest mentorid on kõik ettevõtte asutajad, investorid, inimesed, kes sind saavad aidata, neil on kogemust. Ja seda me ka tegelikult tahtsime paljude inimestega tutvuda. Samal ajal meil jäi seisma selline päriselt äriga tegelemine, kus me ei esitanud arveid firmadele, kes meil juba olid meile maksma hakanud. Ja 3 kuud me esitanud arveid, et see oli väga oluline koht, kus me vahepeal lasime nagu asjal minna. Et muidu oleks saanud kiiremini isegi, ma võiks öelda, firmaga edasi minna. Ja üks firma meil tegelikult klient läks pankrotti ja siis see on nagu learning curve, kus me jääme siis 10 000 ilma, sellepärast et see klient me ei esitanud arveid ja samal ajal kliendil läks sellest halvemini ja siis lõpuks hakkasime raha tahtma kliendid, siis nad ei vastanud alguses ja lõpuks tuli välja, et nad on nagu väga halvas seisus, nii et tasub alati õigeaegselt arveid esitada, et see raamatupidaja peaks kohe saama. Ja demopäev oli oktoobri lõpus. Demopäev on selline koht, kus Techstars'i raames ja paljude teiste kiirenduse raames sa saad esitada oma ideed jälle. Selline hackathoni stiilis, kus me Angel Hackil ka kõik oli fokusseeritud selle demo hetkele, aga see oli siis 25 tunni jooksul, mitte 3 kuu jooksul, et Techstars'is on 3 kuud need vaeva, siis on demopäev. Ja enne demopäeva me lennutasime esimese töötaja enda USA-sse Eestist, kes oli 9 aastat töötanud Skype'is. Lennutasime kohale, et teha selline intervjuu periood, et me ei päris Eestist ei tahtnud Skype vahendusel palgata inimest. Ja siis ta tuli kohale ja nädala jooksul otsustas, et meie otsustasime samamoodi, et me tahame teda meiega liituda. Ja enne demopäeva me saime endale esimese inimese tegelikult tiimi. Ja demopäev ise oli selline 500 inimest. Seda videot näeb minu teada YouTube'ist, kui te tahate pärast vaadata. Kristel tegi väga hästi selle esitluse ära. Ja põhifookus on siis demopäeval raha kaasamine, et selline eeldus jällegi, et kui te tahate, et teil pärast hästi läheks, siis tegelege raha kaasamisega, tehke see demo hästi, see oli siis põhiline eeldus, millega siis meie ka läksime ilusti kaasa, hakkasime raha kaasama kohe pärast demopäeva. Lendasime isegi Austinist San Franciscosse järgmine hommik pärast demopäeva ja pidu kell 6. Pidu jäi pooleli ka ja mõtlesime, et suure hurraaga oleme sinna. Aga siis see hurraa lõpus sellega, et me pärast 2 nädalat olles saanud, ma ei tea, 20-30 eid investoritelt. Ja eisid saada on ka päris karm, et kui ei ole müügi inimene, siis ei saamine on alati väga valus ja tõmbab su tuju maha, eks ole. Aga siis me ütlesime ja me otsustasime enda jaoks, et meil pole nii palju raha altki kontol, et Techstars andis tegelikult 100 000 pluss 18 000 pluss me tõstsime veel kogu sellele grupile, tõstsime 40 000 läbi AngelListi syndikaadi. Meil oli rohkem raha, kui meil kunagi on olnud ja Eestis saab selle rahaga ikka väga palju tehtud. Seda me varem läbi mõelnud, et selle rahaga me tegelikult saame tiimi luua, hakata reaalselt ärida fokusseerima ja kliente taga ajama. Siis me tulimegi Eestisse, hakkasime tiimi looma. Esimene kontor meil oli garaaž 48 ruumides. Kui keegi teab seda, siis see ei ole suhteliselt väga suur. Ja need kohad on tavaliselt nii, et sa ostad endale ühe tooli sinna. Ja nii me ka alustasime, et pärast 3 nädalat me õnneks saime endale väikse ruumi ja
pärast Techstarsi pool aastat me olime neljakesti, et Eestis me palkasime Kaarli, kes aitas meil arendada. Ehk siis ta oli on tänaspäevani tarkvara arendaja meil ja raha kaasamine on uuesti, see on sellepärast, et 2000 Techstarsi pärast demopäeva ei õnnestunud, see oli novembris, siis veebruaris me arvasime uuesti, nüüd läheme kaasame uuesti raha, et nüüd on nagu natuke tiimi, nüüd on natuke midagi nagu näidata. Jälle failisime, et see raha kaasamine ei ole väga lihtne, kui sul ei ole revenue'd kasvavad, kui sul ei ole suuri kliente, kes sinu eest kõik töö ära teevad, eks ole. Ja siis see oli meie kõige langushetk nii-öelda emotsionaalselt, et kui pärast Techstarsi oli suur emotsionaalne tõus demopäeval, siis langus saades eisid kõvasti ja siis jälle minnes firmaga edasi ja jälle proovides tõsta ja ei saades, see on väga koormav. Et siis me otsustasime, et saades nõu tuttavalt, et miks te nagu müügile ei fokusseeri, sest kartsime, et äkki kui me liiga palju kliente võtame, et me ei saa nendega hakkama. See kartus oli, mis me tegelikult natuke liiga palju edasi lükkas, tagasi hoidis tegelikult. Ja siis me ütlesin, et okei, nüüd lähme müüme kõigile, kellele saame. Ja see tegelikult muutis kogu seda Eesti kulgu ja sealt hakkas tegelikult meil revenue kasvama. Me fokusseerisime igakuiselt maksvatele klientile. Muidu me sellist mudelit üldse ei rakendanud. Ja see teeb asja lihtsamaks sellepärast, et sul on võimalus müüa ühe korra maha ja see revenue kasvab, eks ole, et sa tegeled järgmise kliendi saamisega. Et see on selline klassikalisem mudel tänapäeval startupidele. Ja müügi me tegime siis pool aastat, enne kui meid üks nõustaja ametlik advisor siis soovitas, et me peame ikkagi USA-sse müügiinimese palkama. Ja USA-sse see oli meil esimene töötaja seal ja selle USA inimese palk on meeletult suur. Meie jaoks pani jala värisema, et kui me saame palgata kellegi, kui meil konto seis lähenes nullile järjest ja olles siis kahjumus selle hetkel. Jõudsime mingil hetkel sügisel 2014 ikka 40 000 kontol ja olles siis 6. tiim sellel hetkel. Selle inimese palkamine USA-s oli 10 000 baastasu pluss commission, et see on midagi sellist, et meie sellel hetkel ja järgmised veel 1,5 aastat ei maksnud nende palka ka. Et see oli meeletult suur samm, tegime ära ja 2014 sügis me veel Kristjaniga arutasime 1,5 kuud pärast seda palkamist. Kui kuu aega mööda läheb ja see seis ei parane, siis me tagumine variant on, et me peame selle inimese vallandama. Et siis me äkki veel päris välja ei sure, eks ole. Ja siis tulid esimesed 2 klienti, keda tema nagu close'is Enterprise, väga suured, CBS oli üks nendest. Ja me olime oktoober 2014 olime kasvumis esimest korda, mis oli meie jaoks selline kergendus tugev obviously, et me ei suregi välja, et saame hoopis fokusseerida ärile ja siis me olles revenue kasvumisse jõudnud, revenue kasvas, hakkasime jälle mõtteid mõlgutama raha kaasamises. Et siis on tõesti, kui sul revenue kasvab, siis on võimalus rääkida millestki investoritega. Kui sa esitled oma ideed ja näitad kliente, kes sul on, siis nad usuvad ka, et okei, sul on asjal jumet, eks ole. Seda me hakkasime ka nägema, et Series Seed oli meil siis tänaseks juba peale 1,5 aastat tagasi. Hakkasime siis selle raha kaasamisega tegema. Ja seekord lendasime Austinisse, sest et me käisime Techstars Austinis ja arvasime, et seal on nagu lihtsam tõsta, sest me tunneme kõiki. Kõiki tähendab ikkagi sarnases stiilis Eesti, mis on Tallinnaga, sest
sest et Austin on ka selline väike linn, kus kui sa kuu aega teed mentoritega kohtumisi 100-ga, siis sa tunned läbi nende enamust, eks ole, ja pluss selle programmi ajal me saime väga paljud inimestega tuttavaks, me tekkis selline võrgustik. Austini mure oli muidugi see, et ta on ka väike koht, et see, et ta on USA, see ei tähenda, et seal oleks nagu palju raha. Tegelikult tuleb välja, et Austin on selline Euroopa, Eesti võib-olla, Eesti selles mõttes, et Eestis on ikkagi natuke raskem raha kaasata kui Londonis, eks ole. Et samamoodi on Austinis raskem raha kaasata, kui on San Franciscos, eks. Ja lõpuks me tegelikult ei kaasanudki Austinist, kaasasime 10 000 tegelikult ja 800 000 juba. Et see näitas, kui raske meil tegelikult Austinist oli raha kaasata. Ja esimene mõte oli kaasata vähem, et saaks kiiremini tehtud, 250 000 oli mõte. Ja tegelikult tuli välja, et lihtsam on rohkem raha kaasata, sellepärast, et sul on teistsugused investorid, kes investeerivad 250 000 puhul ongi väiksed investorid, kes on huvitatud. Ja kui sa lähed suuremaks, siis ma otsustasin 750 000, et siis sa saad ka suuremad investorid, kes panevad näiteks 500 000 või 250 000, eks ole. Et nendel on teised huvid mängus. Ja meil võttis see aega 3 nädalat tegelikult. Novembri alguses 2014 me hakkasime päriselt tõstma. See tõstmine tähendab seda, et sul on pitch deck valmis, see demo, mida sa teed. Ja sa hakkad järjest käima inimesi läbi, küsima introsid, küsima läbi nende introde, järgmisi introsid ja selline tugev võrgustiku loomine ülikiiresti ja tõesti 3 nädalaga peakski suutma ära seda teha. No, võis suuta 2 nädala ka, eks ole. Veel seksikamad startupid suudavad selle väga kiiresti ära teha. Ja meil 3 nädalaga selgelt me suudame selle selgelt ära teha ja meil hakkas viisa tegelikult kehtivus läbi saama selleks hetkeks, kui me 3 kuu kaupa veel tavaliselt käima USA-s ja selleks hetkeks oligi, et 3 nädalat olime teinud seda. Kristelil hakkas viisa läbi saama, tema ei saanud enam edasi olla ja mina võtsin pileti San Franciscosse Austinist, et aasta lõpuni olla seal, et kindlasti ära teha seal. Ja 3 nädalat sai täis, mina pidin hakkama lendama San Franciscosse, siis ma otsustasin, et okei, meil on kindel, et me teeme selle ära. Ma tühistasin San Francisco lennu ja ülejäänud protsessi. Eks me jõudsime poolel maale, mis tähendab, et poolel maale jõuavad selles summas, mida sa tahad tõsta, sul on ülejäänud lihtsam tõsta. Ja siis oligi see punkt, kus me Eestisse otsustasime, et nüüd me saame tehtud selle ja Eestis saigi tehtud, et me tegime ülejäänud demod. Mingisugune 5 või 6 investorit me tegime puhtalt läbi Eestist Skype kõnede kaudu. Aga nemad siis juba osaldasid nagu esimese investorid, kes juba raha otsustasid sisse panna. Nüüd selles mõttes on võimalik Eestist ka raha kaasata, aga sa pead eeltöö tegema tugeva USA-s. Ja see oligi meil siis Series Seed. Ja järgmine on Series A, mis siis on täna, aga Series Seedi vahepeal selline aasta me siis tegelesime tiimi kasvatamisega nii San Franciscos kui ka Tallinnas. Et meil oli 2014 lõpp oli 6 inimest, 2015 lõpp oli 30 inimest, või sellist 25, et päris tugev inimeste kasv. Täna on meil San Franciscos 8 inimest, Eestis 24 inimest, 6 inimest. Kristeliga käime edasi tagasi, ei tea, kuhu ennast panna. Ja pärast Series Seedi meil tegelikult tehti juba, olles siis kogu aeg kasvatanud revenue'd ja 2014 aasta jooksul meil kasvas 500% revenue ja mitte $1, vaid mõistlikult summantelt. Et see tõus oli väga arvestatav ja selle põhjalt meie olemasolevad investorid tegid üks nendest tegi meile esimese pakkumise, et teeks Series A ära. Ja see oli pool aastat pärast Series Seedi tegemist.
olenemata sellest, et me ei olnud tegelikult raha ära kasutanud Series Seed'i oma, et me tõstsime 800 000, kuna meil on kasumis ja siiamaani olemas, me tegelikult seda raha ära ei kasutanud. Eks me nagu üritasime, aga mida rohkem inimesed palkasime, seda kiiremini me käive kasvas. Ja see esimene pakkumine oli sellise naljaka tooniga, mis meile esiteks ei meeldinud ja teiseks me tahtsime nagu korralikult teha seda raha kaasamist. Seal toodi jälle selline kommentaar, et siis te ei pea seletama, saate kiiresti petud, te ei pea seletama, et olete baar, et olete Eestist ja neid asju. Et see nagu kõlas meile väga halvasti, mille peale me lihtsalt ütlesime, et ei, aitäh. Oleks olnud lihtne muidugi ära kaasata, aga me tahtsime seda nagu õigesti läbi teha, tutvuda suurte investoritega ja vaadata, kuidas see käib, eks ole. Baar ja see Eesti värk on väga huvitav, sest et see tuli jälle välja selline, et häkatanin me peitsime seda, aga nüüd toodi kuidagi seda välja, et muidu meil ei ole seda kuidagi halvustavalt kuskilt välja toodud, et seda ei pea kartma. Meile, kui rääkida nüüd sellest baaris olemisest, täna me oleme kihlatud, et minu jaoks parim co-founder, sellepärast, et meil kohtumised, koosolekud käivad nii jooksvalt, et me ei pea midagi kokku läppima. Midagi vaja läbi arutada, siis ei käi ümber nagu palava pudru, vaid sa nagu reaalselt räägid asjadest kogu aeg läbi rääkida. Minu teised kogemused kaasasutajate valimisel, kus on ikkagi sõber või kaugem sõber, siis sa pead leppima kohtumisi kokku, siis sa heal juhul saad nädalas korra kokku ja sellisel juhul ei liigu see piisavalt kiiresti, eks ole. Ja sellepärast see baari, et see halvustavalt välja tuua, see oli nagu absurdne, eks ole. Ja Eesti, see tegelikult mõjub pigem hästi, sest et sul on tiim Eestis väga head arendajad, väga targad inimesed siin, kes suudavad väga kiiresti arendada tooteid, et San Franciscos palgata arendustiim on täiesti uskumatult kallis ja suhteliselt võimatu Google'i, Apple'i, Facebooki kõrval, eks ole. Et sa võid kellegi talendika saada ja siis tuleb Apple või Google, kes ütleb, et siin on mingisugune 200-300 000, et tule astu meie tiimi hoopis. Sellega võistelda on päris kõrm. Ja Series A puhul, mis on siis selline suurem raha kaasamine, me otsustasime, et see peab olema, see investor peab olema sellest San Francisco Bay Area'st, et kuna me seal kontorit loome, et see investor saab meid paremini aidata, et meil oli Londonist üks investor, kes tahtis ka kogu selle Series A rahastuse meile teha, aga selle nõrkus oli see, et me tegelikult tahtsime Bay Area'sse ja siis sealt me ka otsisime. Ja esimene investor, kes meile Bay Area'st tuli, oli inimene, keda me kohtasime aasta aega tagasi, kellega me hoidsime sidet kogu aeg, ütlesime, kuidas meil läheb. Ja see on põhiline protsess tegelikult, mis aitab kaasa, kui sa suhted investoritega, siis ära kunagi arva, et kui sellel hetkel midagi nagu ei juhtunud. Et aasta aega tagasi oli siis Series Seed, selle raames me suhtlesime, siis ta ei investeerinud, aga see ei tähenda, et sa peaksid nagu lõpetama suhtlemise. Vastupidi, et sa pead see hetkel hakkama ilusti hoidma inimesi kursis, kuidas sul läheb. Ja seesama investor aasta aega hiljem ütles, et nagu wow, et nagu te olete nii palju kasvanud ja sealt peaks kohe lihtsamalt edasi. Ja uute tutvuste loomine on samamoodi nagu siis esimesel korral, et kui me ikkagi raha kaasama hakkasime, siis me küsisime hästi palju introsid erinevatele inimestele ja selle teise investori me tegelikult leidsime läbi ühe intro, saime järgmise intro ja selline läbi inimeste käimine konstantne ja sealt saime siis nagu teise osapoole ka investeeringute jaoks. Ja see on tänapäev, et kus me täna oleme, et siit edasi, mis meil tuleb teha, see on loomulikult alles käimas. Põhiasi, mida me näeme, on see, et fookus tuleb teravdada, välja rookida oma teenuspakkumistest asjad, mis ei ole fookus tunnelis, ütleme nii siis.
sellepärast, et mida suurem tiim, siis tundub nagu justkui, et sa saad rohkem teha, aga tegelikult et kiiresti liikuda ja tõesti väärtust pakkuda mingis konkreetses asjas, meie puhul siis manuaalne funktsionaalne testimine. Et iga asi, mis jääb sellest alast välja, võtab meilt energiat, isegi 15 arendajad puhul me ei suuda 3-4 toodet pakkuda. Et siis täna me võtame erinevaid tooteid, mida me oleme algusest peale pakkunud, võtame küljest ära, fokusseerime ja kasutame loomulikult tiimi samal ajal. Et täna meil on 34 inimest, tahaks aasta lõpuks kahekordistada ja see ei ole ka lihtne protsess. Ja isegi see tiimi suuruse kasvatamine on ise raske, aga tegelikult selle tiimi koostöö tagamine ja kuidas see kommunikatsioon toimub, see on meie jaoks siis järgmine see challenge, millega me tugevasti mina isiklikult tegelen. Täna ma enam ei kodeeri üldse, kuigi ma väga tahaks. Aga mulle meeldib firmade ehitamise puhul kõik erinevad komponendid, raamatupidamised, et asjad korras oleksid. Ma raamatupidamist ei ole kunagi otseselt teinud. Aga juristidega lepingud oleks paigas, kõik jookseks firma poole pealt, et see on minu tänane põhitegevus. Ja loomulikult siis fokusseerida sellele tootele teenusele endale, et sõnum paika panna, tugevdada turunduse jaoks ja nii edasi. Et see on meie siis tulevik, et rohkem me täna ei tea. Et siit edasi võiks teie küsimuste juurde, kui suudet minna. Et kui teil mingisuguseid tehnilisema poole pealt, kuidas iganes me midagi tegime, võime vabalt vastata, sest ma ise ehitasin esimese versiooni teistest püsti ja tean täpselt, mis tänased mured on ja nii edasi. Võtsite esimese töötaja. Kas te võtsite täna kui selle eesmärgiga, et võtsite täna nagu vendega võrdselt, kes aitab oma ideede ja vaadetega nagu testile edasi viia, või võtsite ta kui alluvat või palgatööst? Me ei ole suhtunud sellesse, et töötaja ja siis me ütleme, mis teeme, et me sedasi ei ole kunagi suhtunud ja tänase päeva ei suhtu, et meil kogu see, keda me palkame, üks on see, et me üritame endast targemalt aidata ja tulla neile teest ära, eks ole. Et sest muidu me ei suuda tiimina kuidagi kuskile jõuda. Ja see on meil Kristeliga, see on üks asja, mis on välja toodud investorite poolt ka USA-s, et me oleme väga humble, ma ei tea, kuidas seda eesti keelde tõlkida täpselt, aga et me ei ole, meil egosid pole, eks ole. On teisi firmasid, kus tuuakse just välja halvad omadused juhtida sellepärast, et nagu egod on nii suured, et nad ei luba teistel inimestel areneda, siis meil on vastupidi, et targad inimesed, me peame eest ära tulema, nad peavad ma ei tea, dizainerid, tootejuhid, nad peavad suutma tööd teha ja me peame usaldama neid. Esimene töötaja teist juhtivad positsioonid? Jaa, ikka, et tema roll on muutunud, ta oli alguses arendusjuht. Täna ta on selline inimestega tegelev inimene. Meil ongi 3-4 inimest tänaseks on rolli vahetanud ja see on täiesti okei. Kui inimene tuleb firmasse ja eriti startup'isse, kus sul on vähem inimesi algusest, algul on väga palju generaliste, samamoodi nagu mina, kes siis teevad palju asju, võib-olla mitte spetsiifilises asjas kõige paremad, aga suudavad suhteliselt hästi asju teha ja siis hakatakse järjest rohkem fokusseerima ja siis on inimesed, kes proovivad ühte asja ja mingil hetkel hakkab teine asi meeldima, siis jumala eest, et nagu ma arvan, et see on parim lahendus, sest kui inimene teeb seda, mis ta meeldib, siis tulevad kõige paremad tulemused, eks ole. Kui me surume kedagi tegema mingit konkreetset asja, mis talle täna ei meeldi, siis ta läheb kuskile teise firmasse ja teeb seda niikuinii. Miks mitte siis ka meie firmas niimoodi. Kellegi veel küsimusi? Kas tekkis mingid selliseid olukordi ka, et kus langust ajal, et äkki peaks asja ära lõpetama? Väga küsimus, et minul ei tekkinud kordagi.
võin ausalt öelda, aga sellepärast, et ma olin selleks ajaks juba 10 aastat seda kõike, seda jama nagu erinevates vormides läbi käinud. Et väga raske on kindlasti. Et seda küsimust ei ole, et ükski startup ei ole nii, et alustad ja siis ma ei tea, 5 aasta pärast ostab Microsoft ära ja kõik on hästi. Et see ei ole ühtegi unetud tööd, eks ole, seda ei ole kindlasti. Ja põhiline, mida siis nagu ma olen õppinud, on see, et sa pead ignoreerima põhimõtteliselt nagu natukene nagu neid häid momente. Et kui sa lased emotsioonid super lakke, kui hästi läheb, no, teadmine, et homme tegelikult läheb halvasti, on kogu aeg kuklas. Ja selline emotsioonide niimoodi tasakaalus hoidmine ja see suund peab olema õige, et kui täna läheb halvasti, siis sa tead, et teeme kõik selleks, et homme oleks paremini. Selle teadmisega ma siis nagu olen kogu aeg toimetanud ja seda ma olen siis Kristenile aidanud ka aru saada, kuidas seda võiks teha. Et kui tema jaoks on see esimene startup, siis see on loomulikult emotsionaalselt nii kurnav, et eks mingisuguseid mõtteid tuleb ikka. Aga kaasasutajad peavad üksteist toetama, nii et ma arvan, et selles mõttes ma olen väga hea tiim. Sul oli küsimus? Nende investorite kohta, mis on nende peamine ootus või soov, mille kohta nagu pöördad, kas see on siis mingi ongi, et me müüme maha 3 aasta pärast või me teeme käivet siin mingi pluss 30% aastas või mingi kasumit, et mis teil nagu see põhiasi, mis neile peale läheb? See tegelikult sõltub staadiumist, et Series Seed, mis on selline varajane staadium, väiksemad investorid üldjuhul. Et on ka suuri, kes teevad varajasemaid investeeringuid, aga seedi puhul vaadatakse sellist tugevat tiimi, et me teame, üks klientidest meil kaasas 7 miljonit enne, kui nad olid midagi teinud. Et see tähendab seda, et see tiim oli nii tugev, et investorid teadsid, et okei, see tiim, kõik mida nad teevad täna, suudavad kindlasti midagi väga võimsat teha. Siis on loomulikult enamus juhte on see, kus sa pead ikkagi olema midagi tõestanud, eks ole. Tõestuspunktid võivad olla suured kliendid või nad ei pea isegi suured olema. Kliendid, kes on sinu tootest ülikirglikult huvitatud ja kasutavad seda nädalast nädalasse ja on nõus sellest meie puhul maksma, eks ole. Et see alati iga toote puhul ei ole ka ainuke eesmärk, eks ole, ma ei tea, Instagrami loomisel, et see eesmärk ei olnud, et sa pead nagu raha kasutajalt saama. Eesmärk oli, et need inimesed oleksid väga kirglikult suhtuvad sellesse tootesse, mis on siis asi, mida sa saad investorile näidata, et mul on, ma ei tea, alguses võib-olla 1000 inimest, eks ole, kes olid nii kirglikult jagasid oma tööd Instagramis ja läbi selle, siis sai nende asutajad ära tõestada, et see on väärtuslik toode. Meie oleme business to business ja selliste äride puhul on kõige lihtsam küsida raha, kliendid on nõus maksma, siis see on nii konkreetne juba tõestus sellest, et kliendid tahavad seda. Et investorid Series Seedi puhul meilt ei küsinud kliendi kontakte, nad ei rääkinud klientidega. Nad nägid meie tõestuspunkte, näiteks Techstars oli üks selline tõestus, et me sinna saime üldse. Ehk siis see on nagu selline validation punkt. Et see, et me Techstars üldse valis, mis pärast välja tuli, Techstars on ka tegelikult investor, eks ole, sest nad investeerivad raha selle käigus, kui nad seda programmi võtavad. Tuli pärast välja, et meil oli üks video, mida me AngelHackil tegime, see kuidas me harjutasime demopäevaks. Ja nad vaatasid seda videot, sest nad rääkisid selle investoriga, kes investeeris meisse 25,000. Ja küsis, see oli siis esimene connection, mis suhet jälle peab hakkama nagu looma, hoidma. You never know, mis hetkel midagi juhtub. Siis tuli välja, et Techstars helistas sellele tiimile, investorile ja küsis meie kohta. Ja nemad rääkisid neist häid sõnu. Ja see oli siis üks punkt, aga Series A puhul reaalselt investorid küsisid klientide kontakte, helistasid klientide
küsisid, kas te olete rahul, kuidas te kasutate toodet. Ja selline tugev valideerimine käis, et me teeme täiesti õiget asja, eks ole. Ja kohtuti ka tiimiga tegelikult, tiim on tegelikult selline üks tugevamaid asju, ma olen seda korduvalt välja toonud, et tiim, eks ole. Algab siis co-founderitest, kes peavad väga hästi omavahel läbi saama. Ja Series A puhul kohtuti reaalselt tiimiga. Intervjueeriti ükshaaval meil San Francisco kontoris olid inimesi, et nad Eestisse ei tulnud. Aga seal siis intervjueerisid ükshaaval inimesed näha, mis nemad meist arvavad asutajatest. Et me ei oleks mingisugused egomaniakid või mingid distant bastards. Et see on nagu selline asi, mida kindlasti läbi käiakse. Ja loomulikult siis Series A puhul ka, et sul see revenue kasv on ikkagi tagatud või siis mingisugune klientide, kasutajate arv mingis suunas liigub ja need on need parimad esimesed näitajad. Techstars tiimi puhul on hea lugu see, et Techstarsi valiti üks tiim ilma ideeta kusjuures kunagi, kelle asutajad on täna meil investorid Series C-dis. See lugu on huvitav sellepärast, et see näitab, kui suur osakaal on selle tiimil, et see tiim tõesti võeti sinna Techstarsi niimoodi, et neil polnud ideed, aga nad teadsid, et kui nad 3 kuud seal sees on, siis nad tulevad teisest otsast välja mingisuguse asjaga, mida nad saavad esitleda ja tooteks muuta, firmaks muuta, eks ole. Ja siis nad olidki nad parimad seal. Täna on tõesti suur firma juba ja see näitab jällegi, et väga idee nagu ei olegi nii oluline, eks ole, aga see tiim suutis execute nagu. Küsin sihtturgude valiku kohta, et kas USA-sse solvumine oli nagu läbimõeldud strateegiline valik või oli see pigem nagu Ingenackile ja lihtsalt sellist juhuslikku komponentiga või? Juhuslikku ka kindlasti, et pärast Ingenacki oli see kindlasti teadlik valik. Me saime selle tunnetuse kätte, et mõned esimesed nagu sidemed siis inimeste näol. Ja me nägime, et sealt on võimalik rohkem ära teha, eks ole. Londonis me küll saime oma esimesed kliendid, aga Londonis selline ettevõtlus, selline startup kultuur, mitte ettevõtlus. Startup kultuur oli, ta areneb täna hästi tugevalt, et kui ma esimest korda Londonis olin ja tegelesin startupiga, siis seal ei olnud ka mitte midagi. Täna on seal väga võimas kultuur tekkinud, aga sellel hetkel ta ei olnud veel nagu päris küps ja me tahtsime võimalust ära kasutada ja minna siis USA-sse ikkagi. See oli meie esialgne plaan ka kolida San Franciscosse ja läbi selle me nägime, et see on meie jaoks ikkagi võimalus ja täna on meil kindel valik, et me USA klienti ajame taga, eks ole. Mitte Euroopa, mitte Hiina, aga kindlasti teha nii palju ära USA-s kui võimalik ja siis edasi liikuda. Palun. Räägite praegu tõesti vastu võtta, et seda kõige tulemusprogramist. Kes need siis nagu soovitanud peab või praegu otsustada? Soovitavad tegelikult on testijaid, kes tulevad, koputavad ikka uksele ja kirjutavad erinevatest kanalitest, et ma tahan nüüd tulla ja siis me ikkagi vaatame neile otsa ja kui on hea inimene, siis tegeleme inimestega. Aga soovitavad olemasolevad testijad, et kui meil on grupp testijaid, kes teevad igapäevaselt tööd iga nädalaselt ja nad on head, nendel iga testtsükli järgi pannakse uuesti, hinnatakse neid. Ja kui see hinne kogu aeg püsib kõrgel, siis need inimesed tunnevad tavaliselt ka järgmisi häid testijaid. Et selle järgi me nagu natuke saame valideerida seda inimest, kes hakkab sisse tulema, või need testijad tähendab. Aga täna meil ei näe vaeva nende testijate otsimisega, sest et meil on piisavalt inimesi, kellel tegelikult ei ole piisavalt tööd. Meil on 250 testijat,
kellest täiskohaga on heal juhul 10 täna. Ja see potentsiaal on 3-kordistav töö hulka, mida seesama grupp ära suudab teha, 3-4-kordistav. Ja kui siis see on saavutatud, siis me hakkame uuesti otsima teiste tugevamalt. Kuidas näeb täpselt välja Testli ja siis kliendivaheline suhtlus? Testli.io ehk siis meie inimeste ja kliendi. Või soovivad rakendusi või lahendusi testida? No täna klient võtab meiega kodulehe kaudu ühendust, ütleb, et tahab demo saada. Et see on selline konkreetne samm, mida me kodulehe kaudu forseerime siis nii-öelda, et see ei ole muid variante, siis hakata projekti püsti panema, see on meil teadlikult ära võetud. Kunagi me lubasime hakka projekti tegema ja igasugu self-serve tegevusi, aga tegelikult see klient on püstipanek ja suhte loomine on meil täna suhteliselt keeruline, kuna me fokusseerime suurettevõtetele. Nende puhul inimesed tahavad tavaliselt rääkida, näha, mida me teeme. Ja sealt edasi siis me paneme nende jaoks ise projekti püsti ja meil on customer success juhid, kes suhtlevad klientidega jooksvalt ja kui testtsükkel on toimunud, siis suhtleme uuesti niimoodi jätkuvalt, kas nad on rahul ja paneme järgmised tsüklid käima. Ja kas teil on mingid raskem nõudmised ka? Keerulisem nõudmised, mida te testite või mitte või te pigem kohandate siis nende suurfirmade vajadustele? See on hea küsimus, et see on siis see toote fookus ja kuidas me suudame skaleerida äri tegelikult. Kui me iga suure kliendi vajadusi rahuldaks igapäevaselt, siis me väga kiiresti kaugele ei jõuaks, sest meil on vaja teha üldiseid feature'id, arendada toodet selliseks, et paljudele meeldiks, eks ole. Et kui mõni suur klient tahab, mis on oht loomulikult suurklientide puhul, tahab mingit konkreetset feature'id, mingit custom asja, siis me aastaga tagasi me tegime päris palju neid asju ära, et raha kindlasti teenida. Täna me oleme ülimalt kriitilised ja toote poole peal vaatame neile asjadele otsa ja oleme mingitel juhtudel ikkagi ütleme ei ka, et ei saa ja midagi ei teha. Mul on selline küsimus, et ma sooviks väga lühidalt vastust. Te olete pitchimas oma ideed ja see, kelle te pitchite, küsib, et mis eristab teid teistest crowdsourced testing platvormidest. See oleks hästi lühike vastus. Meie fookus vähestele high priority issuedele, mitte paljudele, et müra tekitada klientidele. Teiseks on siis testija fookus, et me töötame testijatega koos, motiveerime neid, maksame neile tunnipõhiselt, motiveerime neid leidma paremaid bugisid. Ehk siis need on kõige tugevamad eristajad sellest, mida me teeme. Klient peaks võimalikult vähe tööd tegema ja testija oleks super rahul. See on selline iga küsimus veel. Saan aru, et see Testli kontseptsioon oli enne Angel Hacki olemas, aga kust pärinu nimi? Kas see tuli Angel Hacki käigus või enne? See oli paar päeva või üks päev enne. Selline reede õhtul 4 tundi veini kõrvale. Teadsime, et meil on vaja testsõna sinna sisse ja siis me kasutasime isegi Web2.0 name generatorid, mingid lambi asju. Panime ette taha igast asju ja põhiline, et .com oleks olemas ja et kõlaks hästi. Siis tuli see Testli.io. Nii ta tuli. Midagi konkreetselt. Ei, see ei tulnud generaatorist selles, et see lõpuks tuli täiesti, ma ei tea, peast niimoodi, et paneme midagi otsa ja tuli. Et see nimede saamine ongi selline, et kas sul on midagi geniaalset või siis sa teed mingisuguse ajurinde ja
pakkuda välja mingisuguseid nimesid ja nii ta on. aga firma värvilahendus ja sellised on kas teie poolt välja mõeldud või? jah, mina päris palju asju ei näe endiselt, mis ma isiklikult nagu välja mõtlesin, mul see mingil määral disainitunnetus on nagu okeil tasemel. täna muidugi kõik see koduleht ja need on välja disainitud meie disainerite poolt, et seal on mina enam kaasa ei löö. aga see sinine on muidugi üks populaarsemaid värve, mida startupid kasutavad, nii et siin ei ole nagu, ma teadsin, et sinine peab olema sellepärast, et punane on liiga karm ja kollane on teiste emotsioonidega, nii et kui sa võtad nagu firmade logosid ja neid tunnusvärve, siis põhirõhk on sinisel. et siis me ei tahtnud endale jalga tulistada sellega, mitte panna siuke meeldiv värv. on veel küsimusi? kui ei ole, siis ma võin lõpetada. et te võite ühendust küsimusi küsida ja loomulikult emaili aadressil või just iganes kanalist te mind leiate. ja aitäh kuulamast. Napikult tulnud ka, siis suudab